Iraan ähvardab täna avalikult rünnata otse Ukrainat pärast seda, kui Ukraina droonid ründasid venelasi Kaspia merel. Zelenski teatas, et Vladimir Putin valmistab Venemaal ette mobilisatsiooni ja ootab Põhja-Korea sõdurite saatmist sõtta Ukraina vastu. Vladimir Putin kasutas Kasahstani presidendi üleskutseid sõda lõpetada, et hoopis õigustada selle jätkamist. Briti luure aga juba lausa karjub, et Venemaa valmistab ette sõjalist provokatsiooni Euroopa vastu. Samal ajal kui Rumeenias tulistatakse juba 3. päeva järjest alla Vene droone, mis ründavad riiki. Täna, 26. juulil, koondus mitu murettekitavat signaali üheks looks. Ja see lugu kannab nime, ma ütleksin, Vladimir Putin valmistab ette eskalatsiooni. Samal ajal toovad Ukraina löögid jätkuvalt tulemusi. Sellel ööl tabasid droonid Tavritšeskaja soojuselektrijaama ja Tšernomornjefti gaasi okupeeritud Krimmis, Tjumeni naftatöötlemistehast ja silda Donetski oblastis. Venemaal eemaldas kauplemisplatvorm Wildberries mingil põhjusel kiiresti oma veebisaidilt sõjaliste kaupade kategooriad, ilmselt selleks, et jätta mulje, nagu oleksid nad tsiviilobjekt. Vaatame seda lähemalt. Teeme selles saates väikese kokkuvõtte viimastest uudistest. 26. juuli seisuga, mida on just praegu oluline teada. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame koos kõiki neid teemasid. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal. Liigume 300 000 tellija poole ja olen tänulik just teie tellimuse eest. Nii et teeme lühikese kokkuvõtte 26. juuli päevast. Alustan Iraani ohust Ukrainale, sest see on selles sõjas põhimõtteliselt uus pööre. Varem sõdis Iraan Ameerika Ühendriikide vastu ja Ukrainat ametlikult ei puutunud, kuigi aitas venelasi. Nüüd ähvardab Iraan Ukrainat juba otseselt. Nende ähvarduste põhjuseks on Ukraina operatsioon Kaspia merel öön vastu 25. juulit. Tuletan meelde, et Ukraina julgeolekuteenistus tabas tol ööl Filanovski naftavälja naftaplatvormi. Raketikaatri Molnja ja 2 laeva, Port Olja 2 ja Begei, mis olid rahvusvaheliste sanktsioonide all ja mida kasutati just sõjaliste veoste vedamiseks Iraani ja Venemaa vahel. Ehk siis Ukraina lõi konkreetse logistikaahela pihta, mille kaudu Iraan varustab Venemaad relvadega. Ja Venemaa võib anda Iraanile kõik vajaliku, et ellu jääda Ameerika Ühendriikide rünnakute all. Teheran reageeris sellele rünnakule üsna teravalt, ilmselgelt sellepärast, et löödi nende sõjalise logistika pihta. Ja nüüd on saanud selgeks, et Ukraina ulatub ka sinna. Ja nüüd süüdistas Iraani välisministeerium Ukrainat oma laeva ründamises, väites, et plahvatuse tagajärjel pardal hukkus 1 meremees ja veel 1 sai vigastada. Ja nüüd nimetab Iraan laeva kaubalaevaks, mis väidetavalt pole üldse seotud sõjaliste tarvetega. Nad ütlevad, et me lihtsalt kauplesime seal venelastega millegagi, mida täpselt me ei hakka nimetama, aga see pole kindlasti mingid sõjalised kaubad. Ja Iraani välisministeerium iseloomustas rünnakut kui, tsiteerin, vaenulikku ja kuritegelikku tegu. Kvalifitseeris selle kui ÜRO põhikirja ja rahvusvahelise mereõiguse rikkumise ning nimetas seda agressiooniaktiks, mis võib, tsiteerin, veelgi rohkem õhutada ja levitada sõjaleeke. Veidi hiljem kutsus Iraani välisministeerium välja Ukraina ajutise asjur ja teatas, et Iraan kaitseb kõhklematult oma rahvuslikke huve ja julgeolekut. Iraani välisminister Abbas Araghchi kutsus ÜRO Julgeolekunõukogu üles Euroopa Liitu ja rahvusvahelist kogukonda võtma meetmeid Ukraina vastu ja muidugi hukka mõistma Kiievit. Iraani võimudele lähedastes meediakanalites ja Telegrami kanalites on juba esitatud otseseid ähvardusi, sealhulgas avaldusi võimaluse kohta kasutada Ukraina vastu Iraani ballistilisi rakette. Üldiselt kutsuvad kuumad pead Teheranis juba võime üles ründama Ukrainat otse, väites, et neil on ballistilised raketid, mis ulatuvad otse Kiievini. Seega tuleks rünnata, kuid siin on oluline kainelt analüüsida.
tõenäoliselt Iraan füüsiliselt ei hakka Ukrainat ründama. Tal käib praegu sõda Ameerika Ühendriikidega. Iraanil pole selleks nagu aega ega võimalust ja ka ulatuda oleks keeruline. Selleks peaksid raketid lendama üle Türgi. Kas Türgi lubab seda? Vaevalt. Aga juba see avaliku ähvarduse fakt on tunnistus sellest, et Ukraina on siiski tabanud valupunkti. Ärge unustage ka seda, et Iraan ähvardas Ukrainat juba eelmisel aastal rakettidega, kuid ei löönudki. Ukraina on praegu paljastanud ja löönud kanali pihta, mille kaudu toimub Moskva ja Teherani vaheline sõjaline koostöö. Muide, Venemaa meedia rääkis täna kogemata välja, nagu nemad arvavad, Ukraina operatsiooni tõelisest tähendusest. Nende versiooni kohaselt püüab Kiiev näidata Washingtonile oma kasulikkust väljaspool Euroopat. Nende loogika järgi näitame me Ameerika Ühendriikidele, et me lööme just selle Iraani-Venemaa sideme pihta, mis segab ka Ameerikat. Aga see tähendab, et selline side on tõesti olemas, ükskõik kui palju Teheran ka ei kinnitaks, et see oli vaid kaubalaev. Ja pealegi, isegi Ameerika luure on juba korduvalt kirjutanud, et jah, tõenäoliselt just läbi Kaspia mere aitavad venelased Iraanil sõda pidada. USA vastu Lähis-Idas. Nüüd peamine uudis rindel toimuvast ja mobilisatsioonist. Volodõmõr Zelenski, Ukraina president, kuulas täna luurearuandeid Venemaa plaanide kohta selleks sügiseks. Ja need plaanid ei hõlma rahu. Vastupidi, Vladimir Putin valmistub järsuks eskalatsiooniks kohe pärast Venemaa Föderatsiooni riigiduuma valimisi. Ukraina president ütles otse, et Putin valmistab ette tingimusi mobilisatsiooni laiendamiseks Venemaal ja edasi tõi ta välja kaotuste arvud, mis selgitavadki, miks Putinil seda vaja on. Ukraina luure andmetel värvati Venemaa armeesse 2026. aasta vähem kui 7 kuu jooksul 221 000 inimest. Sama perioodi jooksul kaotas Venemaa peaaegu 225 500 okupanti. Umbes 131 000 hukkunut ja ligi 93 000 haavatut. See tähendab, et värbamine armeesse ei kata isegi kaotusi. Venemaa Föderatsiooni armee kahaneb kiiremini, kui seda suudetakse täiendada. On ilmne, et selline tendents viib selleni, et armee degradeerub ja väheneb. Võrdluseks Ameerika strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskuse hinnang ütleb, et 2026. Aasta keskpaigaks on Venemaa armee kogukaotused ulatunud juba umbes 1,4 miljoni inimeseni. Ehk siis 1,4 miljonit. 400 000. Nendest umbes 450 000 on hukkunud. See on üsna konservatiivne hinnang. See tähendab, et Vladimir Putin peab kuidagi armee kaotusi täiendama, kui ta tõesti usub, et suudab selle aasta lõpuks kogu Donbassi valutada, nagu tema enda sõjaväelased talle juba lubasid. Ja siin ilmub selle loo teine element. Volodõmõr Zelenski ütles, tsiteerin, Venemaa tahab saada veel 30 000 sõjaväelast Põhja-Koreast ning nende vastuvõtmiseks valmistutakse Voroneži oblastis juba juunist alates. Ehk siis Vladimir Putin ei täida seda personali auku ainult oma Vene Ivannitega, vaid ka põhjakorealastega. Teisest küljest, kui Putin toob taas Põhja-Korea sõdureid, see tähendab, et ta üritab ikkagi viimase hetkeni oma armee auke lappida ilma totaalse mobilisatsiooni väljakuulutamiseta. Aga see, et mobilisatsioon on ettevalmistamisel, on juba ilmne. Mulle tundub, et me oleme seda arutanud, ütleme nii. Minu YouTube'i kanalil ilmus eelmistel päevadel eraldi saade Venemaa mobilisatsioonist. Seal on kokku kogutud kõik argumendid selle kasuks, et jah, Putin valmistub selleks mobilisatsiooniks. Kõik seadused, alamastme õigusaktid ja nii edasi ja nii edasi. Igatahes, minge kanalile ja vaadake kindlasti üht eelmist saadet, aga see pole veel kõik. Volodõmõr Zelenski sõnul valmistub Põhja-Korea andma Venemaale uusi ballistiliste rakettide stardiseadmeid ja edasi rõhutas Zelenski, et see on oht mitte ainult Ukrainale. Tsitaat. Venemaa aitab Põhja-Koreale õppida sõdima, täiustab nende relvi, annab neile kogemusi relvade reaalses kasutamises. Ehk siis vastutasuks sõdurite ja rakettide eest saab Pyongyang hindamatu lahingukogemuse, mida nad võivad hiljem Aasias kasutada,
Lõuna-Korea vastu, Jaapani vastu ja üldiselt ükskõik, millise Ameerika liitlase vastu. Oma mõtte võttis Volodõmõr Zelenski kokku peamise teesina. Veel üks tsitaat. Oluline on, et meie koos partneritega suudaksime Venemaale piisavalt survet avaldada, et mõtted selle agressiooni lõpetamisest hakkaksid domineerima. Mõtted rahust, mitte täiendavast Venemaa mobilisatsioonist. Meie kaugmaaoperatsioonid, meie löögid Venemaa taristule aitavad sellele kaasa. Tuletan siin meelde ka konteksti. Varem teatas Ameerika sõjauuringute instituut, et Kreml loob juba uut mobilisatsiooni puudutavat õiguslikku alust. Eelkõige võttis 22. juulil Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma ühe päevaga 3 lugemisel vastu seaduse, mis saadab rindele banditismi ja narkokaubanduse eest süüdi mõistetud vangid. Ja veel, lisaks valmistab Rosgvardia ette alamakte, et mobilisatsiooni ja sõja ajal oleks võimalik veelgi karmimalt karistada neid venelasi, kes äkki otsustavad mingitele protestidele minna. Ukraina luure nimetas sügiseseks mobilisatsiooniks vähemalt 500 000 inimest. Tõenäoliselt juba pärast Riigiduuma valimisi 20. septembril. Ja siit tulebki teema loogiline jätk. See on Briti luure hoiatus kogu Euroopale. Briti eriteenistused usuvad, et Vladimir Putin võib juba lähikuudel minna otsesele vastasseisule Põhja-Atlandi alliansiga. Selle eskalatsiooni loogika on järgmine. Kuni Donald Trump keskendub sõjale Iraani vastu, soovib Vladimir Putin allikate andmetel proovile panna uue Briti peaministri Andy Burnhami valitsuse tugevust. Edasi tsiteerin Suurbritannia luureandmeid, mida vahendab Daily Mail. Praegu valitseb kindel veendumus, et Vladimir Putin valmistab ette mingit otsest vastasseisu NATOga järgmiste kuude jooksul. Valitsuse vahetus Suurbritannias luurehinnangun ajendab Vladimir Putinit Burnhamit proovile panema ja vaatama, kas ta suudab ära kasutada mingeid lahkhelisid vana ja uue administratsiooni vahel. Veelgi enam, Daily Maili andmetel üritab Moskva juba ammendada Suurbritannia ressursse, suunates oma varilaevastiku naftatankereid La Manche'i väinast mööda. Nagu selleks, et Briti jõud oleksid võimalikult hajutatud. Uus Suurbritannia kaitseminister Wes Streeting vastas üsna karmilt. Edasi toon tema tsitaadi. Venemaal ei tohiks olla kahtlust selle valitsuse ja selle peaministri otsusekindluses seista vastu Venemaa agressioonile mitte ainult Ukrainas, vaid ka igasugusele agressioonile Suurbritannia ja meie liitlaste vastu. Ja siin tasub ka kainelt vaadata veiki asjaolusid. Venemaa tõenäoliselt ei hakka muidugi püüdlema totaalse sõja poole NATOga. Ta lihtsalt ei vea seda välja. Aga üksikud rünnakud, nagu hiljutine droonirünnak Rumeeniale, võidakse kasutada selleks, et lõhestada Põhja-Atlandi alliansi küsimuses, kuidas sellele kõigele reageerida. Ja mis on oluline, suurenenud pinged NATOga võivad saada Vladimir Putini jaoks poliitiliseks õigustuseks just selleks mobilisatsiooniks. See tähendab, et kõik on omavahel seotud. Provokatsiooni NATO vastu vajab Vladimir Putin muuhulgas ka selleks, et öelda oma metsistunud rahvale, et vaadake, me ei sõdi nüüd enam ainult Ukrainaga, meid ümbritseb kogu NATO blokk, nad ründavad meid. Seetõttu kuulutan välja täiendava mobilisatsiooni. Ja siin ongi värske kinnitus sellele Putini taktikale. Rumeenia tulistas eelmisel päeval 3. päeva järjest alla 3. Venemaa drooni, mis lendas tema õhuruumi F-16 hävitajaga Donau deltas. Ja ma arvan, et Venemaa võid meelega lasta droone Rumeenia õhuruumi, et testida NATO riikide reaktsiooni. Rumeenia on alliansi liige ja see, et ta on juba 3 päeva järjest alla tulistanud Vene droone, näitab, et Moskva poolt NATO proovilepanek toimub praegu. Samal ajal jätkab Ukraina oma rünnakuid metsikute venelaste vastu. 26. juuli öösel ründasid Ukraina kaitsejõud okupeeritud Krimmi ja Venemaa tagalat.
okupeeritud Krimmis tabasid droonid Tavritšeski soojuselektrijaama ja Tšernomornefte gaasi objekte. Ukraina relvajõudude peastaap kinnitas Tjumeni naftatöötlemistehase tabamuse. Lisaks sellele tabas löök maanteesilda Viseloki piirkonnas okupeeritud Donetski oblasti osas, mida Vene väed kasutavad sõjaliseks logistikaks. Löök tabas veel droonide ladu Tšervono-Popivka piirkonnas ja Vene isikkoosseisu koondumiskohta Burdovkas Luganski oblastis. Ja siin on üks eraldi detail, mis seletab Ukraina relvajõudude tegevuse süsteemsust. Sellel ööl tabasid Ukraina relvajõudude peastaabi andmetel muu hulgas süsteeme, mis suurendavad Vene droonide juhtimise ulatust ja kvaliteeti, millega Venemaa ründab Ukrainat. Ehk siis me hävitame mitte ainult droonid ise, vaid ka, kui jälgida lööke okupeeritud aladele ja Venemaa sisemusse. Hävitame ka nende juhtimistaristu. Ja siin on huvitav moment. Kõik need löögid Venemaa sisesele logistikale andsid üsna ootamatu efekti. Need löövad Vladimir Putini sõjamajandusele sügavamalt, kui oodati. Eelkõige venelased hakkasid ootamatult rindelt osa tehnikat ja õhutõrjesüsteeme ära viima, isegi lühimaa omi. Tõenäoliselt selleks, et suunata see kõik Venemaa enda kaitsmiseks Ukraina löökide eest. Läänemeedia kirjutab juba otse Wildberrisi ladude vastu suunatud kampaania kohta, et see võib õõnestada Vladimir Putini režiimi. Sest sõda jõudis esimest korda Venemaa keskklassi, kes seni polnud sõda enda peal tundnud. Muide, üks kõnekas detail Wildberrisi kohta. Pärast Ukraina droonide rünnakuid, pärast seda, kui selle ettevõtte mitu üsna suurt ladu on juba maha põlenud, Marketplace eemaldas vaikselt oma veebisaidilt jaotise, mis kandis nime kõik sõjalise erioperatsiooni jaoks. Aga samal ajal jätkas Marketplace muidugi sõjaliste kaupade müümist. Lihtsalt nüüd on need pandud kategooriasse sport. Varem oli seal selgelt kirjas kõik sõjalise erioperatsiooni jaoks ja seal sai osta nii droone kui ka kuuliveste ja heitesüsteeme ja fiiberoptilist kaablit ning üldse igasuguseid asju. Ja nad ei varjanudki seda üldse. Nüüd nad otsustasid ilmselt teeskelda humaansust ja väita, et me oleme ju tsiviilobjektid ja lihtsalt eemaldasid selle jaotise veebilehelt. Aga tegelikult müüakse kõiki neid kaupu endiselt edasi. Ehk siis avalikult see ettevõte justkui distantseerub sõjast, aga tegelikult teenib selle pealt endiselt raha. Kasahstani presidendi Kassym-Jomart Tokajevi üleskutse Vladimir Putinile sõda võimalikult kiiresti lõpetada sai täna ootamatu jätku. Tuletan meelde, et Kasahstani president soovitas Omski foorumil otse Vladimir Putinil sõda külmutada, sest see mõjutab juba ka Kasahstani rahakotti. Sellel teemal oli mul eile eraldi saade, seega, et mitte korduda, minge ja vaadake, kui te selle maha magasite. Ukraina reaktsioon Kassym-Jomart Tokajevi üleskutsele oli järgmine. Ukraina välisminister Andrei Sibiga tervitas sellist alvatust ja tänas Kasahstani presidenti selle seisukoha eest. Aga Venemaa diktaator Vladimir Putin kasutas, mis on iseloomulik, Tokajevi sõnu sõja külmutamise kohta enda kasuks. Kreml esitas seda nii, nagu oleks Venemaa üldse sõja külmutamise poolt. Nad ütlevad, me ei ole ju vastu, kuigi tegelikult mõistab Moskva selle all enda poolt okupeeritud alade kinnistamist. Vladimir Putin teatas, et tema polegi sõja külmutamise vastu, aga alles pärast kogu Donbassi valutamist. Seetõttu ütleb ta, vaadake, isegi Kasahstani president ütleb, lõpetame sõja. Aga selleks, et seda lõpetada, on vaja, et ukrainlased lihtsalt annaksid kogu Donbassi venelastele ära. Siin tuleb mõista erinevust. Kui Tokajev räägib sõja külmutamisest ja Istanbuli valemi 2.0 juurde naasmisest, ta räägib relvarahust, just siin ja praegu. Kui Vladimir Putin nendele sõnadele noogutab, peab ta silmas hoopis midagi muud. Külmutada rinne praegusel joonel, parimal juhul jättes enda kätte kõik vallutatu ja saades aega uueks mobilisatsiooniks. Näete, need on tegelikult kaks täiesti vastandlikku asja, mida nimetatakse ühe sõnaga külmutamine.
ja Vladimir Putin hakkab selle teema üle juba pilkama ning ütleb, et vallutame kogu Donbassi ära ja siis võib külmutada. Just sellepärast rõhutabki Volodõmõr Zelenski, et tuleb survestada nii, et Vladimir Putinil oleksid peas mõtted rahust, mitte sellest, kuidas koguda veel 500 000 mobiliseeritud Vene Ivanit ja 30 000 põhjakorealast. Jätkub. Kokkuvõte. Tänase 26. juuli seisuga on pilt järgmine. Ukraina löögid toimivad nii hästi, et isegi Iraan sai valusalt pihta, kes täna ähvardas Ukrainat rünnakutega pärast seda, kui tema sõjalise kaubaga laevad venelastele uputati. Ukraina ründas täna okupeeritud Krimmi, naftatöötlemistehast, logistikat ja droonide juhtimisinfrastruktuuri. Üldiselt jätkub süsteemne kampaania. Aga Venemaa готовится не к миру, а к эскалации. Владимир Путин создает правовую базу для новой мобилизации уже осенью. Sõjaväkke värbamine ei kata enam isegi neid kaotusi, mida Venemaa rindel kannatab. Putin ootab Kim Jong-unilt 30 000 põhjakorealast ja uusi ballistiliste rakettide stardiseadmeid. Briti luure hoiatab, et Putin võib korraldada provokatsiooni NATO vastu. Rumeenia F-16 hävitajad, mis juba 3. päeva järjest tulistavad alla Vene droone, näitavad, et Moskva juba testib alliansi vastupanuvõimet. Kõik see on tegelikult seotud üheks sõlmeks. Provokatsiooni NATO vastu vajab Vladimir Putin ettekäändeks mobilisatsiooniks. Mobilisatsiooni ja põhjakorealasi on vaja, sest Venemaa Föderatsiooni armee kahaneb silmnähtavalt. Ja Tokajevi stiivis külmutamist tahab Putin kasutada lihtsalt selleks, et saada veidi hingetõmbeaega ja valmistuda uueks löögiks. Ukraina ülesanne on mitte anda sellele kiilaspäisele diktaatorile seda hingetõmbeaega. Just sellepärast jätkuvad kauglöögid igal ööl. Siin panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle saate all kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, olen teile selle eest tänulik. Seda saab teha mis tahes annetusega. Lingid ja andmed leiate selle video kirjeldusest. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõigile head aega!